ja saame siis alustada. Tere tulemast Infohunt portaali infotundi. Püüame siis siin täna sellise ligikaudu tunni ajaga hakkama saada oma jutuga ja kindlasti on meil siin hulganisti ruumi ka teie küsimusteks. Mina olen Mari-Liis ja minuga on täna siin Kristiina ja ka Kadri Infohundi tiimist Harno poole pealt. Kaiet nägin ka kuskil, oli vist täitsa olemas, kes siis ka alanud aastal Infohundiga aktiivselt tegelemas on. Ja nii palju siis sellest, et kui vahepeal on küsimusi, tegelikult võite täiesti aktiivselt siia chati kirjutada. Püüame siis siin oma tiimiga neid aktiivselt jälgida ja lõpus kindlasti on siis rohkem aega selleks. Ja ma annakski siis hetkel sõna üle Kristiinale, kes siis, kes siis edasi jätkab. Tere hommikust ka minu poolt. Täna siis tutvustame teile natukene Infohunt portaali, mis meil on kampaaniaga plaanis ja et me saaks tegelikult üldse natukene aimu, palju teie sellest teate, siis meil on teile üks pisikene poll, et palun vastake, et kas te teate või olete kuulnud, mis see Infohunt üldse on ja kuidas meil on üldse inimeste teadmine sellest portaalist. Et ma annan siin hetke aega, et Mari-Liis võib mulle märku anda, kui suurem osa on vastanud. Ja korra väikse ülevaate teha, et mis meil see seis on. Nii, ma arvan, et suurem osal võiks olla vastatud, et kuidas see teadmine meil Mari-Liis jaguneb? Väga Nii hea. peaks nüüd olema Ja just. näen, et suurem osa meist on midagi kuulnud, mõni ei tea ja keegi meist ka juba kasutab. Seda on väga äge kuulda. Aga lähme siis tänase infotunni juurde. Nagu ma juba korra mainisin, siis räägime, mis asi see Infohunt on, mis on selle võimalused, mida me oleme plaaninud teavituskampaanias. Meile jagab oma kogemust Nõo valla kasutaja, kes on juba liitunud. Ja siis lõpuks, nagu Mari-Liis mainis, jätame ka aega tekkinud küsimuste jaoks. Aga lähme siis kohe teema juurde ilma pikema jututa. Ja mis see Infohunt siis tegelikult on? Tegelikult on see noorte infoportaal, mis on eelkõige suunatud siis 7–26-aastastele ja sinna koondame kokku piirkondlikud pakkumised, võimalused, erinevad sündmused, tegevused, mida siis korraldavad noortega tegelevad organisatsioonid, noortekeskused, koolid, huvikoolid, noorte enda organisatsioonid, et neid valikuid on palju, et kui on noortega tegelev ja sündmus on noortele suunatud, siis see meie Infohunt portaali väga hästi sobib. Aga me ei saa enne rääkida noorte infoportaalist, kui meil ei ole baasteadmisi noorte infost. Ehk siis noorte info tegelikult on lühidalt öeldes kommunikatsioon, mis on suunatud noortele. See on neile arusaadav, see põhineb usaldusväärsetel allikatel ja noor saab kindel olla, et see on õige ja ta võib seda usaldada. Et noorte info puhul on kaks sellist põhidokumenti. Esimene neist on noorte info käsiraamat, kus on hästi põhjalikult kirjutatud noorte info kohta, erinevaid näiteid toodud ja kõik nii-öelda vajalik info, mida sa pead teadma. Teine on siis meie noorte info harta,
mis koondab siis kokku nii-öelda miinimumnõuded, millele noorteinfo peab vastama. Et ta peab olema usaldusväärne, arusaadav, et noore jaoks oleks ta võimalikult lihtsalt kasutatav. Et ma siia olen pannud ka QR-koodid, millega te saate väga lihtsalt neile ligi, aga me pärast saadame ka slaidid, kus te siis saate lingile klikkida ja minna täpsemalt tutvuma. Aga noorte info tegelikult jaguneb ka väiksemateks tükkideks, et me saame liigitada noorte info suures pildis 4. Esimene neist on üleriigiline ehk siis see, mis on noorele mingil hetkel vajalik, see ei olene sellest, mis piirkonnas ta asub, mis ta huvid on, vaid pigem näiteks kõik vaimse tervise teemad, kooliteemad ja seda üldiselt loovad ja vahendavad riiklikud asutused. Kohalikud omavalitsused saavad seda edasi jagada, aga üleriigiliselt ongi siis, et see on mingil ajahetkel noore elus vajalik. Järgmine on siis piirkondlik ehk siis see info, mis on seotud kindla piirkonnaga ja mis toetab tema asukohas hakkama saamist. Ja põhiliselt ongi noorteinfo loojad KOV-id või nende allasutused, noortekeskused, kohalikud MTÜ-d ja kõik, kes nii-öelda oma piirkonna põhiselt tegelevad erinevate noortele suunatud tegevuste ja info vahendamisega. Kolmandaks on meil siis spetsiifiline, mis siis näiteks on psühholoogid, nõustajad ja siinkohal on kindlasti tähtis tähele panna seda, et spetsiifilise ja erialase noorte info jagaja või nii-öelda ekspert peab olema omanud erialase väljaõppe. Ehk siis see tihtipeale ei ole noorsootöötaja ülesanne, vaid noorsootöötaja ülesanne on suunata noor õige inimese juurde. Ja neljandaks on siis see kõige suurem, on rahvusvaheline, kuhu siis kuuluvad õppimine välismaal, noortevahetused ja üldiselt selle jaoks on meil Erasmus+ ja Eurodesk, kes siis nii-öelda loovad seda infot ja võimalusi ja kohalik omavalitsus siis vahendab, et alati tema ei pea seda infot ise looma. Et kui me tuleme korra siia ülespoole tagasi, siis näidetena võib tuua, et üleriigiline noorteinfo on meie portaal Teevid, kus siis ongi erinevad artiklid ja piirkondliku puhul me räägimegi siis meie praegu käesolevast portaalist Infohunt. Et see on kindlasti see prioriteet meie jaoks hetkel, et noorte infoportaali Infohunt saaks tööle, et sinna saaks infot ja et noored seda kasutama hakkaks. Aga kui rääkida portaali Infohunt eesmärgist, siis selle eesmärk ongi just noortele tuua kokku piirkondlik noorteinfo ja et nad saaksid sealt enda elu puudutavaid otsuseid ise teha, valida, kuhu nad osalema lähevad ja mis nende võimalused on koha peal olemas. Nii, aga kui me lähme nüüd natukene täpsemalt Infohunt süsteemi juurde, siis kõigepealt ma pean lahti rääkima selle, et kes on meie kasutajad. Infohunt portaalis on 4 erineva õiguse tasemega kasutajad. Ehk siis esimene nendest on see registreeritud kasutaja, kes siis on tavaliselt see noor või lapsevanem, kes läheb infot otsima sinna portaali. Tema saab ise kontot teha, ta saab ise oma infot vaadata, hallata, parooli vahetada, kõike nagu oma konto piires. Ta saab valida endale huvipakkuvad teemad ja vanuse, et selle järgi temale kuvatakse vastavat infot. Kui me nüüd lähme edasi, siis järgmised kasutajad on kõik nii-öelda infosisestaja või admin-kontod. Ehk siis meie oleme need peakasutajad, meie Harno noorteinfo meeskonnana näeme kogu portaali sisu, me saame kõike muuta, me saame vajadusel aidata, et portaal hästi toimiks, et
peamiselt meie ülesandeks on küll luua kohaliku omavalitsuse kontod ehk siis portaalis on need KOV-haldurid, kellel on piirkonnapõhised õigused muuta oma piirkonnas kasutajaid, muuta uudiseid, muuta nii-öelda sündmusi, kui selleks on vajadus. Aga üldiselt kohaliku omavalitsuse ülesanne on hallata oma piirkonda. Et tema ülesanne ei ole tegelikult lisada infot. Jah, tal on selleks õigus, ta võib seda teha, kui tal on selleks vajadus, aga selle jaoks on meil põhiliselt sündmuse halduri kontod, kes siis on nii-öelda infosisestaja kontod. Neil on õigused piiratud samamoodi nagu kohalikul omavalitsusel piirkonnapõhiselt, ehk siis sündmuste haldur saab postitada infot ainult nendesse piirkondadesse, kus on tal õigused infot sisestada. Ja sündmuse halduri puhul on ka kindlasti see erisus, et ühel kontol võib olla mitu piirkonda. Et ei ole seda, et sa pead tegema nüüd 3 kasutajat, et sisestada Tartu linnas, Elva vallas ja Nõo vallas, et saaks nii-öelda kõikidele piirkonna noortele, kus sa teenust tegelikult pakud või nii-öelda tegevusi noortele, siis sa saad tegelikult ikkagi seda ühe konto alt teha. Ja nüüd sündmuste haldurite kontod loob siis oma piirkonna kohaliku omavalitsuse haldur. Ehk siis kui noortekeskusel on vaja kontot, siis ta pöördub kohaliku omavalitsuse poole ja tema loob konto. Ja samamoodi, kui sul on konto olemas, siis kohaliku omavalitsuse esindaja saab sulle lisada oma piirkonna. Ja kui me nüüd räägime siin eelkõige KOV-halduri kontost ja sündmusehalduri kontost, siis me räägime infosisestajate kontost. Ehk siis need on need 2 kasutajat, kes saavad portaali tahatuppa ligi, nad näevad statistikat, nad näevad sisestatud sündmusi ja saavad siis vajadusel infot lisada. Siis ma juba korra olen maininud erinevaid sündmuseid ja tegevusi. Portaalis on nüüdseks 4 erinevat kategooriat. Üks nendest on siis huviharidus ehk siis korduv tegevus, mida viiakse läbi õppekavaga reguleeritud korras. Et sinna alla näiteks kuuluvad kõik muusikakoolid, kus on nii-öelda klaveriõpe, millel on olemas õppekava, mis on nii-öelda kinnitatud. Siis sealt teine korduv tegevus on huviring, mis siis on samamoodi korduv, aga on nii-öelda veidi vabam, ehk siis näiteks noortekeskuse kokandusring, millel ei ole nii-öelda ette antud õppekava. Siis teisena on kolmandana on noorsootöösündmused, mis siis on noorsootööna läbiviidavad sündmused, mis toimuvad noortekeskuses, mida korraldavad noorsootöötajad. Et näitena siin võib tuua diskonoortekeskuses, filmiõhtu, et kõik sellised tegevused, mida seostatakse noorsootööga. Ja selleks, et ei oleks kõik konkreetselt nagu väga piiritletud, on olemas ka variant muud sündmused, mis siis on kõik teised sündmused noortele, mida nii-öelda ei kvalifitseerita alati noorsootöö alla, aga nad toimuvad ja need on noortele suunatud. Või ka tegelikult tihtipeale laiemale sihtgrupile, et näiteks perepäev ju on osaliselt noortele, osaliselt lastevanematele, aga see on ikkagi nii-öelda üks sihtgrupp on noor ja see siia alla sobib väga hästi see. Siis on portaalis ka uudiste kategooria, mis siis koondab endasse piirkondlikud uudised, mis on noortele hetkel tähtsad. Me võime võtta, et see võib olla kohaliku omavalitsuse igapäevane ajaleht, kust noored saavad enda jaoks tähtsa info kätte. Et näidetena oleme toonud näiteks see, et noortekeskusel on uued avamisajad, mõni küsitlus on, otsitakse võib-olla osalejaid kuskile, kus ei olegi nagu laiem üritus, vaid näiteks noortevahetusele
mõni uudised, mõni tähtis inimene, näiteks president käis noortekeskuses külas, et see on selline hästi tunnetuslik kategooria, et mis on noore jaoks see vajalik info, mida seal jagada. Samamoodi koondab infohunt portaal ka endasse erinevad kohad, asutused, noortekeskused, kohad, skatepargid, kõik erinevad kohad, kuhu noor saab minna oma aega veetma, kus on tal koht olemas, et teda oodatakse sinna ja temal on võimalus olla seal endale sobival ajal. Aga miks on infohunt noortele tähtis ja kuidas noor sinna üldse kasutama saab? Ongi see, et noor registreerib, et teeb endale personaalse konto. Pärast seda või juba registreerimisel tegelikult ta saab endale märkida teemavaldkonnad, vanuse ja asukoha, et mis on tema jaoks see kõige nagu aktuaalsem info, mis teda huvitab. Ja seejärel kuvataksegi noorele tema esitatud andmetele kohast infot. Muidugi siin kindlasti tuleb tähele panna seda, et noor saab neid kõiki filtreid väga lihtsalt eemaldada, ta saab neid muuta. Vabandust. Et ta saaks täpselt selle info, mis talle vaja on. Et kui ta näiteks läheb vanaema juurde teise Eesti otsa, siis ta saab ka vaadata tegelikult, mis seal toimub. Ja kui nüüd tal on konto olemas, siis tal tekib võimalus registreeruda erinevatele tegevustele, sündmustele ja uudiseid ja kõike muud infot ta saab ka tegelikult ilma kontota vaadata, aga registreerimine annab talle just võimaluse ennast panna kirja erinevatele sündmustele. Nüüd, kui ta on ennast kirja pannud, siis ta tegelikult saab ka päev enne meeldetuletuse, et kuule, et sul homme toimub perepäev, et ole ikka kindlalt kohal. Ja kõik see kogu protsess ja portaal annab tegelikult selle kasu noorele, et tema jaoks on väiksem infomüra. Ta näeb täpselt seda, mis on talle mõeldud. Ta saab valida endale suunatud asjade seast ja ta ei pea otsima miljoni teise info seast seda, mis nüüd talle konkreetselt nagu hädavajalik on. Ja kui me lähme nüüd nii-öelda infosisestaja vaatesse, siis tegelikult portaal on kohalikule omavalitsusele noorteinfoteenuse platvorm ehk siis see on võimalus pakkuda oma piirkonnas noorteinfot. Ja mis siis infohundi nii-öelda peamised eelised on see, et infovahetus tegelikult on süsteemsem ja seeläbi ka tegelikult teenuste kättesaadavus suureneb, kuna noored teavad, kust seda infot leida, et kui neil ongi igav, siis nad lähevad, vaatavad, et mis piirkonnas toimub. Muidugi see eeldab seda, et portaali on seda infot sisestatud ja noori on suunatud sinna. Samamoodi on infomüra vähenemine nii noortele kui ka tegelikult ka vanematele ja teistele nii-öelda ametnikele, noorsootöötajatele, sest on näha ka kohe see info, mis on neile nagu tähtis. Ja nüüd ka uue arendusena oleme saanud valmis statistikamooduli, kus siis on näha erinevad unikaalsed kasutajad, palju on näiteks huvitegevuses osalenud piirkonnas, mis vanuses nad on, mis huvidega nad on. Et see on väga suur ja mahukas arendustöö olnud ja see on nüüd hetkel olemas. Ja tegelikult on ka see, et väheneb halduskoormus, et sa saad info sisestada kõik ühte kohta, et sa ei pea minema ühte kohta tegema registreerimisvormi, siis minema seda kuskile info veel kirja panema, vaid sa saad panna kirja kogu infoportaali, avada seal registreerimise ja siis minna lihtsalt jagada linki, kuhu iganes vajalik on. Ja siit kohe edasi saamegi rääkida sellest, et infohunt võimaldab noorteinfot paremini hallata
sa saad sisestatud sündmust, tegevust, uudist jagada lingina välja ükskõik millisele mujale platvormile, lisada seda uudiskirja, saada meiliga välja või lisada selle lingiga kodulehele. Samamoodi sotsiaalmeediasse, et kes siin on aktiivsemad Facebooki kasutajad, saavad ajajoonele lisada, Instagrami story desse, TikToki lingina, et valikuid on palju. Korra mainisin ka registreerumist, et kõik info on ühes kohas, selle kohta saab kohe statistika, palju registreerinud on, kes registreerunud on ja ei ole vaja minna erinevatesse kohtadesse registreerimisvorme tegema, ei pea pärast infot kokku otsima, et nüüd seal oli see vorm, seal oli nii palju osalejaid ja lisada seda kokku, et selle töö teeb kogu portaal ise ära. Samamoodi on see ülevaade ka sinu jaoks piirkonnas toimuvast, sellepärast et kui teistel on juba info sisestatud, sa näed, et võib-olla sellel päeval toimub mingi teine suur üritus, siis võib-olla ei ole mõtet teha, et natukene aitab ka kaasa planeerimisele. Ja viimasena kindlasti on see, et see uudised ja pakkumised annavad noortele võimaluse kogu see info ühest kohast kätte saada, nad ei pea minema vaatama näiteks, kui on, ütleme, et on 24. veebruar ja milline noortekeskus on lahti, ei pea minema käima kõikide noortekeskuste lehti läbi, vaid ta tuleb, võtab lahti infoportaali uudised ja vaatab uudiste alt, mis tema piirkonnas siis toimub ja kas on suletud, kas on vähem avatud, et kõik sellised asjad. Järgmisena räägime natukene sellest, et kuidas toimub liitumine. Et kui kellelgi tekib jooksvalt küsimusi, et kirjutage julgelt chati, et ma siit jälgin ja saan kohe vastata, et kui on sellekohane küsimus. Ja muidugi võib ka lõpus küsida, et ei ole üldse küsimust. Et muidu mul vahest on tunne, et ma pean pikka monoloogi enda ekraanile. Aga lähme edasi liitumise juurde. Et alguses on see, et kohalik omavalitsus peab esitama Harnole liitumissoovi. See on vajalik selle jaoks, et me saaksime luua KOV-halduri konto, kes siis saab oma piirkonna kasutajaid hallata, oma piirkonnas infot näha. Et kõigepealt siis, kui KOV on esitanudki liitumissoovi, siis läheb meie protsess edasi nii, et me loome kohaliku omavalitsuse konto, vajadusel toetame kohaliku omavalitsuse koolituste materjalidega ja kindlasti on olemas ka turundusmaterjalid, mille me siis edastame kohalikule omavalitsusele, kes saab neid siis oma piirkonnas jagada, kasutada ja toimetada nendega edasi. Kui nüüd kohalik omavalitsus on liitunud, siis saavad edasi liituda infosisestajad ehk siis need sündmuste haldurid, näiteks noortekeskused, koolid, huvikoolid, et kõik need, kes siis pakuvad noortele tegevusi, saavad oma kontod ja saavad hakata sellega nii-öelda toimetama ja oma infot sisestama. Ja mõlema nende puhul nii KOV-halduri kui infosisestaja kontoga on see, et me vajadusel toetame kasutajakoolitustega, pakume tuge, et kui keegi jääb hätta, meil on loodud kasutusjuhendid, et saaks võimalikult lihtsalt selle asja kasutusele võtta. Ja kui nüüd on infosisestajad liitunud, siis on aeg jõuda selleni, et üheskoos KOV-i eestvedamisel saame kutsuda noori liituma. Meil on olemas selle jaoks erinevad materjalid, sotsiaalmeedia materjalid, ma nendest räägin kõikidest natuke täpsemalt esitluse lõpupoole, kus me räägime meie teavituskampaaniast. Et siinkohal ongi KOV-ide ja asutuse ülesanne eelkõige oma piirkonnas noori kutsuda liituma, teha sündmused, mille registreerumine on infohunt portaalis, et kõik selle saaks nii-öelda ühes kohas tehtud. Ja
noori peame kindlasti kutsuma koostöös liituma, sellepärast et isegi kui meie teeme üle-eestilisi kampaaniaid, siis kohalikul tegutsejal on kindlasti lihtsam neid noori ise kätte saada. Leping sõlmitakse kohaliku omavalitsuse ja Harno vahel ehk siis milles sätestatakse ära see, et infohunt portaali puhul on Harno ülesanne seda hooldada, arendada, pakkuda kasutajatuge ja suures pildis kohaliku omavalitsuse ülesanne on kasutada infohunt portaali noorte infoteenuse pakkumiseks. Ehk siis lihtsalt öeldes kasutada portaali. Aga siinkohal kindlasti tuleb ära mainida taaskord ka autoriõigused. See on see, millele me kindlasti väga tugevat rõhku paneme, on see, et kui te kasutate pilti ja teil ei ole sellele tegelikult õiguseid, te olete võtnud internetist suvalise pildi, mõne Eesti fotograafi pildi ja meile tuleb kaebus selle kohta, et nemad on omanik ja on seda kasutatud ilma õigusteta, siis selle nii-öelda kahjunõude me esitame kohalikule omavalitsusele ja kohaliku omavalitsuse enda otsustada on see, et mis ta selle nõudega teeb, et kas ta maksab selle ise või siis suunab selle edasi sellele sisestajale ehk siis KOV-i ülesandeks on tegeleda nende autoriõiguste nõuete tagajärgedega. Suures pildis neid üldiselt väga palju ei ole, aga vahest ikkagi juhtub, seega see väärib ära mainimist. Ja nagu lepingus ikka, on lepingus kirjas muutmise ja lõpetamise tingimused ja see, et mis toimub juurutusperioodil. Kui nüüd juurutusperioodist rääkida, siis see on see periood, kus me tegeleme sellega, et portaal saaks kasutusele võetud, reklaamime, toimetame ja hetkel on planeeritud juurutusperiood 2026. aasta lõpuni ja sel ajal on portaali kasutamine kõigile tasuta. Ja sel ajal me kaardistame ja jälgime nii-öelda tegelikke kulusid, vaatame, mis on see hinnatundlikkus ja siis 2027. aastast tehakse otsus, et mis see kasutustasu olema saab. Kindlasti ei saa see olema tuhandetes eurodes, et pigem selline sümboolne tasu, aga ega kõik siin oleneb, et kuidas see nii-öelda järgmised 2 aastat, 3 aastat meil läheb. Ja selle aja jooksul me teeme ka vajaduspõhiselt lisaarendusi, et portaal vastaks kasutajate vajadusele. Ja alati on võimalus KOV-il öelda, et infoportaal ei vasta nii-öelda nende vajadustele, aga siis me küsime alati ka nii-öelda tagasisidet, et mis see põhjus oli või kuidas me saaks seda paremini teha. Et lepingut on võimalik igal ajal lõpetada, aga sel juhul kaovad ka kõikidel infosisestajate kasutajatel ära nii-öelda õigused portaali üldse nii-öelda infot sisestada. Aga ma juba korra seda mainisin, et infohunt et me teeme arendusi ja kindlasti infohunt jääb ajas muutuvaks ja arenevaks platvormiks, sellepärast et me peame käima noortega kaasas. Et me küsime nii noortelt kui infosisestajatelt tagasisidet, mille baasil me siis saame edasiarendusi ja parandusi planeerida, et portaal oleks kõigile võimalikult hea kasutada. Ja juba selle esimese paari kuuga on juba tehtud mitmeid täiendusi, mis on tulnud meie noorsootöötajatelt, koolitustelt, infotundidelt. Et kahe näitena saame tuua selle, et statistika, sest esialgselt arendatud statistika oli liiga üldine, meil oli vaja see teha väga palju detailsemaks ja nüüd on sealt väga palju rohkem infot võimalik saada. Ja teise uuendusena oleme loonud võimaluse sündmuse
luua niimoodi, et sa ei pea avama registreerimist infoportaalis, vaid sa saadki teha sündmuse täiesti ilma registreerimata või siis vajadusel suunata nii-öelda inimese või kasutaja ostma kuskile teise keskkonda piletit. Ehk siis näiteks, kui on kontsert, kus on pilet, aga te teete eelmüüki, siis te saate Fientasse, piletimaailma, kuhu iganes teil on vaja edasi suunata otse oma sündmusele. Ja sealt on juba lihtne edasi osta piletit. Et nende kahe viimase variandi puhul, ehk siis kui registreerimist ei avata ja suunatakse piletiostu, siis neid kasutajaid ei kuvata ka statistikas, sellepärast et meil puudub see info, et kes seal tegelikult siis oli. Aga korra juba rääkisin ka kasutajakoolitustest, et me nüüd olemegi tegemas jaanuaris 2 koolitust, mõlemad on klassikoolitused. 24. jaanuaril oleme Tallinnas meie Lõtsa kontoris ja 25. jaanuaril oleme Tartus ja kasutajakoolitused ongi siis eelkõige suunatud nendele infosisestajatele, kes peavad hakkama portaali kasutama. Jagame kogemusi, kuidas nii-öelda hästi infot sisestada, kuidas saab või noh, mis need on nüansid, mis on nagu tähtsad seal tähele panna. Siia oleme pannud ka selle Formsi lingi. Me saadame pärast need slaidid teile, et siis te saate kohe sealt registreeruda, et seda linki üles kirjutama ei pea. Ja selleks veel, et see nii-öelda kasutuselevõtt läheks valutult, oleme ka Harno noorteosakonna noorteinfo valdkonna poolt pakkumas erinevat tuge, et ka laialdasemalt, mitte ainult infohunt teemal, vaid näiteks viime läbi noorteinfo teemalisi seminare, korraldame koolitusi. Sellel aastal on ka plaanis erinevad lühemad koolitused, mis on konkreetselt ühe kindla fookusega ja vajadusel aitame ka noorteinfo mõtestamisel, et kuidas seda korraldada, kuidas korraldada kommunikatsiooni ja alati võib meie poole pöörduda noorteinfoalase abi saamiseks ka d5@harno.ee. Et kindlasti ootame kõiki kohalikke omavalitsusi liituma, kõikidele noortekeskustele ja huvitegevustele, haridust pakkuvatele kohtadele paneme kindlasti südamele see, et kui teie näete, et sellest portaalist võiks kasu olla, võiks teie piirkonnas kasutusele võtta, siis kindlasti teie saate ka kohalikku omavalitsust suunata, et liitume, me tahame kasutada. Et praegune tagasiside ongi kõikidelt kohalikelt omavalitsustelt see, et noorsootöötajad on olnud need, kes tahavad seda portaali kasutusele võtta ja näevad sellest väga suurt potentsiaali. Nii, aga ma olen lõpetanud ühe osa oma teemast ehk siis kogu infohunt portaali tutvustuse. Et enne kui ma siit edasi lähen, ma annan hetk aega mõelda, et kas teil on küsimusi, mõtteid nii-öelda infohunt portaali lahenduste kohta, liitumiste kohta. Et saate nüüd siin hetkel kohe mõne küsimuse ehk küsida. Et seda infot on kindlasti palju, aga proovisin võimalikult lihtsalt edasi anda. Aga tundub, et hetkel küsimusi ei ole. Kui midagi tuleb, siis ma saan tagasi hüpata ja saan vastata. Aga ma juba korra mainisin meie teavituskampaaniat, mis on siis põhirõhuga planeeritud selle aasta veebruaris ehk siis juba järgmisel kuul. Ja teavituskampaania selline eesmärk või põhjus, miks me seda teeme, on see, et laiem avalikkus saaks ka teada infohunt portaalist. Ja kindlasti ka seetõttu, et kutsuda üles liituma
nii noori, kohalikke omavalitsusi, noortega tegelevaid inimesi ja, ja neile nii-öelda pakkuda võimalust või infot sellise portaali olemasolust. Ma nägin, et siia vahepeal tuli küsimus, et millised omavalitsused on juba liitunud. Meil hetkel on 9 liitunut. Väga mitmest maakonnast on, ma hetkel kohe nimekirja jään võlgu. Selle info leiate portaalist infohunt.ee ja seal on olemas menüü link infohundist ja sealt leiate kõik kontaktid, kes on liitunud ja seal on olemas see info liitunute kohta. Et ma peast kohe ei luba neid õigesti öelda, seega ma neid ei hakka siin üles lugema, aga see info on meil portaalis olemas just. Aga tulles tagasi teavituskampaania juurde, siis kindlasti teavituskampaania üheks võtmesõnaks on see, et seda tuleb teha koostöös. Meie võime siin võimelda, teha mis iganes kampaaniaid, aga noor jõuab sinna siiski siis tihti, kui talle näiteks keegi nii-öelda eeskuju ütleb, et kuule, et näed, me kasutame, tule nüüd. Ehk siis kohalikus piirkonnas tegelevad asutused peavad ka ise noori kutsuma sinna, ise kasutama, ise sinna infot sisestama, sest muidu me ei saa nii-öelda, meil ei ole mida nagu turundada ega noori teavitada. Ja hetkel siis olemegi planeerinud teavituskampaania erinevatesse kanalitesse. Et põhikanaliks saab kindlasti olema Teevid portaali kanalid, toetavaks Harno kanalid ja siis kahe nii-öelda lisaks põhikanaliteks saavad kindlasti olema kohalike omavalitsuste kanalid, kes siis oma piirkonnast saavad levitada ja organisatsioonide, asutuste, noortekeskuste kanalid, mis siis on noortele juba mida nad jälgivad ja kust nad kõige lihtsamalt infot saavad. Et hetkel on meie kampaaniasse planeeritud sisse sotsiaalmeediakanalid, metakanalid ehk siis Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, et kõik erinevad kanalid plaanime katta. Ja siis nende sotsiaalmeediakanalite all ongi kõik need kohalike omavalitsuste Facebooki lehed, noortekeskuste Instagramid, et see oleks võimalikult laiapõhjaline. Lisaks meie kanalitele kaasame mõjuisikuid. Oleme ise koostamas uudiskirja. Kohalikud omavalitsused on edastanud meile uudiskirju, mida kasutada. Kõikide veebilehtedelt võiks see läbi käia, kes on kampaanias osalised. Meediat soovime kasutada. Ja siis on nii-öelda need kohalikud kanalid ehk siis paberlehed, kohalikud raadiod, veebiväljaanded, kohalikud need ajakirjad, mida tihtipeale kuupõhiselt välja antakse. Mõnes piirkonnas on võimalik kasutada ekraane. Lisaks on need muud infokanalid, mõned meist on välja toonud ka stuudiumi või e-kooli, et tegelikult neid kanaleid, mis pidi noorteni jõuda, on väga palju. Me proovime kampaania raames neid maksimaalselt ära kasutada, et ta jääks silma ja jääks noortele meelde. Aga selleks, et me saaks kampaaniat edukalt läbi viia, oleme me juba varasemalt loonud erinevad turundusmaterjalid. Et nii kohalikele omavalitsustele tutvustamiseks kui ka siis noortega tegelevatele organisatsioonidele, teenuspakkujatele, noortekeskustele tutvustamiseks oleme loonud ühe tutvustava video, kus siis on põhimõtteliselt kõik tähtis kokku võetud. Meil on olemas paberil infovoldikud, mille me siis saadamegi piirkondadesse laiali ja mis siis on üks meie selline mõte on uksekleepsud, et meie kasutame infohunti.
ehk siis noortekeskus saab ukse peale panna sildi ja siis noor teab, et siin kasutatakse, sealt võib infot leida. see on nagu on need Michelini tärnid või booking'u nii-öelda reitingud, et see on nii-öelda natukene võib-olla selline noorteinfo kvaliteedimärgis, et piirkond kasutab infohunti. Siis lisaks on meil noortele suunitlusega välja töötatud erinevad sotsiaalmeedia põhjad. Need on muudetavad, sinna saab ise lisada teksti, et erinevad temaatikad oleksid kaetud. Samamoodi on sotsiaalmeediasse need cover-fotod, reklaamid, plakatid, ka noortele nii-öelda voldikud ja noortele jagamiseks kleepsud. Ja siia alla olen ka välja toonud see, et meil on koostöös mõjuisikutega erinevad reelsid, videoklipid, mõned sellised trendivideod, mida me saame siis kasutada meie turunduskampaanias, mida saame meie postitada ja piirkonna või noh, ütleme, kampaanias osalejad saavad siis seda oma piirkonda edasi jagada. Et meil oli väga hea partner, kes siis neid aitas ette valmistada ja tegi nad meile valmis. Aga kampaaniast natuke täpsemalt rääkida, siis kampaania fookused oleme jaganud nädalate kaupa. Ehk siis hetkel on planeeritud kampaania toimuma 4 nädalat, millest 2 esimest nädalat on sellised natuke rahulikumad, vähema infoga. Et esimesel nädalal, mis algab 5. veebruariga, ongi plaanis portaali tutvustus, kampaania tutvustus, et sellised esimesed infokillud kampaaniast. Teisel nädalal on meie rõhk pandud just kohalikele omavalitsustele ja noortele tegevusi ja sündmusi pakkuvatele asutustele, ehk siis lisaks saada veel liitujaid ja alates 3. nädalast ehk siis 19. veebruarist, mis on vaheajaeelne nädal, on planeeritud rõhk panna just noortele, et tutvustada neile seda, mis toimub vaheajal, mis võimalusi nad leiavad portaalist, mis on need, mida nad vaheajal teha saavad. Ja 4. on siis see, et noored ise jagavad, mis toimub vaheajal. Meie oma kanalites jagame edasi näiteks, mis toimub Nõo vallas, mis toimub Elva vallas, et me saame seda nii-öelda koostöös teha. Ja põhifookus on vaheajaeelne nädal, et selleks hetkeks oleks noortele seal infot ja kampaania puhul ongi ikkagi põhirõhk sellele, et tõsta noorte nii-öelda teadmist sellest, et selline portaal on olemas, et nad tuleksid, vaataksid, teeksid kasutajat. Ja kui me räägime natuke kampaaniast, siis nagu ma mainisin, siis me peame seda kindlasti tegema koostöös. Kohalikes kanalites jõuab info kindlasti laiema sihtgrupini kui meil üle-eestilistes kanalites, sest teil on nii-öelda oma jälgijaskond juba olemas, kes on täpne sihtgrupp ja nii me saame koostöös info nähtavaks teha. Aga kui organisatsioonina tahad osaleda nii-öelda kampaanias, siis alustuseks eeldusel, et kohalik omavalitsus on liitunud ja sul on kasutaja olemas, siis tuleb infohunti sisestada sündmus, tegevus, huviring, huviharidus, laager, mis iganes toimub, seda infot sotsiaalmeedias jagada ja märkida ära Teevid konto. Siis me saame seda jagada edasi Harno kanalites, meie kanalites, ja nii me saame nagu tõsta suuremat teadlikkust.
ja kampaania eesmärk ongi seda või noh, selle tulemusena me tahamegi saada suuremat teadlikkust nii noorsootööst, huviharidusest, huvitegevustest ja üldse nii-öelda noortele pakutavatest võimalustest. Et kui me saame kampaania koostöös tehtud, siis võiks loota, et edaspidi on juba selle kasutamine noortele tuttavam ja saame nii-öelda seda portaali käimas hoida. Aga kui kampaaniast kokkuvõte teha, siis kindlasti koolivaheaja eelne aeg on hea võimalus info jagamiseks ja portaali kasutamise alustamiseks, sest kindlasti noored otsivad nii-öelda infot, mida teha siis. Ja noh, olgem ausad, kuna meil siin väga päevakorras on ka õpetajate streik, kus tahes-tahtmata noortel tekib ka nii-öelda seda aega, kus nad ei viibi koolis. Võib-olla lapsevanematel on vaja leida nii-öelda tegevus noortele, siis see on ka samamoodi väga hea. Noh, nagu öeldakse, igas halvas on midagi head kellegi jaoks, siis nagu võimalus oma infot sisestada ja noortele nähtavaks teha. Ja siinkohal kindlasti tasub mainida seda, et me saame teha kampaaniat siis, kui meil on portaalis olemas kriitiline kogus infot. Kui meil on seal ainult 1-2 sündmust, siis see pigem tekitab noortes pahameelt, et nad ei leia sealt seda, mida nad otsisid, aga kui meil on juba mitmes piirkonnas omajagu infot, meil on üleriigilisi sündmusi, milles iga noor saab osaleda, siis saab see kampaania edukalt toimuda. Ja noh, nagu ma juba korduvalt olen maininud, siis kampaania puhul on koostöö kõikide osapoolte vahel see õnnestumise komponent. Et ilma selleta me ei saa seda kampaaniat teha. Nii, ma vist kampaania osas sain ka suurem osa räägitud. Ma näen, et mul on tulnud siin 2 küsimust. Kuna need on sellised üldised, siis võtame need lõpus, kui meil on ka meie kohaliku omavalitsuse esindaja Nõo vallast, kes on juba liitunud, kes räägib natuke sellest, kuidas neil on infohundi kasutamise kogemus ja kuidas on neil läinud see kasutusele võtta. Et kas meil Egle on olemas? Olen täitsa olemas, jah. Väga hea, siis ma annan sulle sõna, et tutvusta iseennast ja räägi meile natukene. Mina olen siis Egle Haljassaar, töötan Nõo vallas noorsootöö spetsialistina, aga võib-olla selle kasutusele võtmise mõttes on nagu pluss selles suhtes ka siinjuures, et ma ei ole ainult noorsootöö spetsialist, vaid ma tegelikult töötan ka noortekeskuses siis noortega otseselt. Et kui see info sügisel tuli, et selline portaal on loodud, siis ma tegelikult vist nii, kui see kiri tuli, ma kohe kirjutasin Mari-Liisile vastu, et meie tahame. Et see põhjus oli selles, et 2017. aastal olid siin üle-eestiliselt ja varem ka siis need kohalike omavalitsuste koostöögrupid. Ja sellel hetkel, kui meie sellega liitusime, olime seal koos Elva vallaga, mis ma vaatasin, et Elva vald on ka nüüd juba infohundiga ka liitunud, eks ju, siis üks selline kitsaskoht, millega me seal tegelesime, oligi see, et kuidas noorteni see info jõuaks. Ja no meile oli nagu ülesanne pandud ka tollel hetkel see, et see peaks olema midagi hästi innovaatilist. Ja me tegelikult jõudsime mingi sellise sarnase asjani, et noored saaksid info ühest kohast kätte, nad saaksid selle kätte piirkonnapõhiselt. Ja üks, mis minule nagu veel silma jäi, mida Kristiina ka enne ütles, et
et noored saavad seal ka registreerida, et sa ei pea tegema mingisugust eraldi Google Drive'i dokumenti või registreerimisvormi, et sul on nagu kõik ühes kohas, et see oli nagu hästi selline ahvatlev ja mul tekkis nagu selles mõttes emotsionaalne side, et see oli see, millega me tookord nagu peaaegu 6 aastat tagasi siis tegelesime, et jumal tänatud, et midagi sellist on üle-eestiliselt tulnud, sest toona tegelikult see rahastus, mis kohalikele omavalitsustele selle oma innovaatiliste ideede elluviimiseks nagu eraldati, see ei olnud midagi sellist, millega oleks saanud seda keskkonda või portaali luua tollel hetkel. Ja siis ma kirjutasin kohe, et meie tahaks liituda. Aga kui nüüd võtta, et kuidas meil on nagu läinud selle kasutuselevõtuga, siis pigem tagasihoidlikult hetkel. Võib-olla minu nagu ootus alguses oli see, et kui sügisel siin ka olid need kasutajakoolitused, siis käidi välja, et see, ja ma saan aru, miks see ei toiminud, aga käidi välja see, et tuleb see teavituskampaania sügisel. Ma lootsin, et see ongi millalgi siis näiteks noorsootöö nädala raames. Aga jah, arusaadavatel põhjustel, et seda infot ja neid liitujaid võib-olla nii palju ei ole olnud, et see ei saanud siis toimida. Et võib-olla sellepärast on natuke jäänud soiku, et enne seda me sisestasime oma infot ja olen suhelnud tegelikult meie siis nii spordi kui muusikakooliga, kultuurimaja ja kohalik põhikool, kellel kõigil on kasutajad seal olemas, aga peab neid ilmselt edasi suunama veel ka, et kasutajakoolitusest osa võtma. Ja ise säravate silmadega edasi rääkima seda emotsiooni, et mina usun sellesse ja teeme koos. Et võib-olla see on nagu sihuke peamine. Jah. Ma ei tea, kas ma rohkem isegi oskan midagi öelda, aga loodame, hoiame pöialt, et see meeldib noortele ja noored võtavad selle vastu. Ma arvan, et see on nagu peamine, et see oleks noorte jaoks kasutajasõbralik. Ja keegi siin enne tegelikult küsis ka seda, et kas sellele tuleb telefonirakendus, siis mina nagu panin endale ka kirja see, et see võiks täiesti nagu olla, eks ju. Kas kellelgi on äkki Eglele küsimusi, kuna nemad on liitunud, nad on natukene toimetanud? Et kui kellelgi on, võib kohe julgelt mikrofoni lahti teha ja saab kohe küsida, et ei pea isegi trükkima. Mina küsin Egle käest, mina olen Kadri. Küsin seda, et kas info sisestamine infohunti on nüüd midagi eriskummalist või teistmoodi ja võtab väga palju aega teie igapäevasest tööst. Et midagi sellist, mis on nagu tüütu lisakohustus või pigem on see nagu kasulik? Ma arvan, et see hirm on praegult olnud näiteks meil nii spordikooli kui muusikakooli ja teiste allasutuste puhul, et see on nagu lisakohustus. Kuna ma ise olen selle WordPressi keskkonnaga tuttav ja varem tegutsenud, siis minu jaoks ta ei olnud keeruline. Aga jah, võib-olla nende inimeste jaoks, kes ei ole kasutanud, siis annab nagu harjumist, eks ju. Sest jah, esimene selline tagasiside oligi nagu see, et kui ma pean sinna oma kodulehele panema ja siis ma pean panema sinna infohunti ja siis meil on veel see kohalik kultuurikalender, kus peaks nagu kogu aeg neid sündmusi sisestama. Et siis see natukene on nagu hirmutav, aga ma arvan, et kui sa nagu planeerid selle selliselt läbi, et kuna sa kuhu mida postitad, siis see ei tohiks nagu nii hull ka olla ikkagi.
sest muidu nagunii igal pool sotsiaalmeediasse siia ja siia ja siia kanalisse, eks ju, et sa teed seda nagunii igapäevaselt, samas et kui see infohunt on nagu suunatud noortele, siis võib-olla nagu sinna läheb natuke rohkem spetsiifilisem info, et kõike sa ei pea ju ka sinna jagama. Mina praegult lihtsalt noorsootöö spetsialisti vaatevinklist alati ei jaga infot ainult noortele. Ma pean nagu teistele ka jagama. Nii, kas on veel küsimusi? Eglele alustuseks. Vaatasin, et siin meil oli chatis küsimusi, et nüüd me oleme vaikselt jõudnud sinnamaani, et on täitsa küsimuste-vastuste ametlik voor. Et Gerda on chatis küsinud telefonirakenduse kohta. Et telefonirakendusega on see lugu, et kes võib-olla selle infondi algse portaaliga kursis oli, siis seal oli olemas mobiilirakendus, mis tänases praegu toimivas infondis sellisel kujul ei ole. Me oleme ehitanud portaali igas seadmes kohanduvaks, ehk siis tegelikult praegune infohunt.ee, mis iganes seadmes sa oma veebilehitsejas sinna lähed, kohandub see väga kenasti sinu seadmele. Ehk siis võttes arvesse ka seda, mida meie ise oleme noortelt kuulnud ja vastavalt ka siis sellele, mis on meie võimalused hetkel olnud, siis veebirakendus on see, mis praegu olemas on ja mobiilirakendust tänasel hetkel ei ole. Me vaatame, mis tulevik meil toob. Ja seda siis sellist kindlat vastust me täna kuskile anda ei saa, et kas tuleb või ei tule. Vaatame, mis on tagasiside, aga praegusel hetkel on ka väga paljud noored nii-öelda seismas selle küsimuse ees, et neil ei mahu telefoni see. Ehk siis nagu tegelikult võtab üks rakendus telefonis päris palju ruumi ja me näeme, et ei ole hetkel see esmatähtis, paneme selle tööle, vaatame, kuidas läheb infohundil ja siis loodame, et tulevikus saame seda kohandada vastavalt siis kõigi vajadustele. Kas Tiina võib-olla tehnilise poole pealt midagi veel täpsustada, aga praegu on niimoodi. Ega ma väga palju hetkel täpsustada ei tahagi, et kindlasti on see, et kuna infohunt praegu alguse käigus seal on palju muudatusi tihtipeale, me peame selle asja kõigepealt paika saama, siis mõistlikum ressursi kasutamine on see, et teha üks korralikult valmis ja siis me saame selle lisavajadusel teha, kui noored arvavad, et seda on tõesti ikkagi vaja. Just. Ma hetkel siin praegu chatis küsimusi ei näe. Annan teile hetke veel mõelda, kirjutada, mikrofoni avada. Suured tänud Eglele, et ta meile natukene oma mõtteid jagas ja senikaua, kuni teie oma küsimusi kirjutate ja mõtlete, annan vahepeal ka Kadrile siia lõppu sõna. Nii et palun, Kadri. Aitäh. Mina tahtsin selle infotunni lõppu sellise mõttega teile õhku visata just sellest vaatest, et mõelge kindlasti seda noorte infot kui teemavaldkonda oma noortekeskuses või kohalikus omavalitsuses just sedapidi, et mis on see meie nagu pikaaegne plaan. Kas pikaaegne plaan on see, et me rakendame tõesti Instagrami, Facebooki, noortekeskustel on oma kodulehed, võib-olla on uudiskirjad, plakatid ja nii edasi. Aga mis need ressursid nagu täna on, et seda kõike korraldada?
ja mõelge nagu selles võtmes, et kui teil on see üks infopesa, infohunt olemas, siis kui palju on vaja duubeldada, võib-olla sama infot kleepida ja kopeerida erinevatesse keskkondadesse erineval kujul selleks, et noored selle info kätte saaksid. Et see on kindlasti üks koht, mida mõelda ja see 2 aastat ju, kui see infohunt on tasuta teile kasutada, on täpselt see hea aeg proovida, katsetada, kuidas meil õnnestub nagu vähendada tegelikult lõppkokkuvõttes seda info haldamise koormust, et meil on kõik teemad on ühes kohas koos ja meil ka see statistika, kui palju noori osaleb meil noorsootöö tegevustes, näiteks käib sündmustel, üritustel, see on ka teil seal infohundis koos. Olenemata sellest, et te kasutate näiteks logiraamatut, mis on ju tegelikult täiesti teine süsteem, kui võtta tegevuspõhiselt osalemine noorsootöö tegevustes. Ehk et kui te teete temaatilisi tegevusi, siis väga lihtsalt on just läbi infohundi võimalik esiteks seda infot jagada ja teisalt võtta välja sealt ka see statistika, et palju mul mingisuguses teemavaldkonnas noori tegevustes osales. Ja see on ka hästi hea ja oluline info noorsootöö kvaliteedi hindamisel, kui te olete seda kas planeerimas või te olete selle läbi teinud ja tahategi seda noorte info osa endale arendada, et siis kindlasti on see infohunt teile hästi-hästi hea tööriist. Et kuidas nüüd seda noorte info indikaatorit just seal kvaliteedi hindamises siis näidata ja seal tegelikult ka ju just need teemavaldkonnad on hästi olulised, et millistel teemadel tunnevad noored suuremat huvi, millised on noorte infovajadused erinevate teemade kontekstis. Ja ma siin viskan õhku ka selle, et meil on endal väga-väga võib-olla nagu ambitsioonikas plaan ka selle noorsootöö nädala osas, mida ka Egle mainis, et me tegelikult tahaksime ka seda, et tõesti see noorsootöö nädal oleks just infohundis nähtav. Et mitte, et me jällegi ise ka Harno poolt ei dubleeriks ja teeks mingisuguseid 10 eri lehti, vaid et tegelikult see noorsootöö nädal, mis on suunatud kohalikule tasandile, võiks ka olla infohunt, see koht, kus on see noorsootöö nädala info ja siis need tegevused, mida teie kõik teete, on ka infohundis koos. Et meil ei oleks nagu ka info dubleerimist ja kleepimist ja lõikamist omalt poolt nii palju, aga et just see infohunt oleks ka selle noorsootöö nädala pesa, et kes ka nagu sellistest suurtest sündmustest, algatustest osa võtab, et siis ka võib seda just mõelda, et kuidas siis see infohunt aitaks meil näiteks noorsootöö nädalat paremini esile tõsta, kuidas te näitate, mida te teete. Ehk et mõelge, arutage, kuidas just see infohunt on teile kasulik, katsetage, 2 aastat on aega, proovige, kuidas töötab ja ilmselt on ka see, et ma usun, et Eglega saab seda kogemust jagada või kinnitada, lükata ümber, et okei, esimest korda on raske, võib-olla ongi keeruline seda infot sinna sisse panna, aga mida aeg edasi, mida rohkem te seda teete, siis tõenäoliselt läheb see ka lihtsamaks ja kiiremaks ja kindlasti mõelge ka sellele, et milliseid kulusid see hoiab teil kokku, kui te näiteks haldate mingisugust kodulehte või peate maksma mingi domeeni eest, et siis kas tegelikult see on ju üks koht, kus nagu infohunt aitab seda nagu raha säästa, mida tegelikult kõigil on täna vähe. Et mõelge, arutage ja meie väga ootame teid liituma, oleme teile toeks ja hetkel mul rohkem lisada ei ole, et kui meie tiimile, Kristiinale, mulle, Mari-Liisile on veel küsimusi, et kuidas nüüd liituda ja mis nüüd edasi, et siis olge lahke, et tehke mikrofon lahti, küsige. Ma näen, et chatis rohkem küsimusi pole, aga kui kellelgi tõesti midagi on, mida tahaks kohe häälega küsida, et ma saan aru, et mikrofoni saab ju lahti teha ja küsida, eks, et selles mõttes olge julged, et praegu see hetk ja aeg siin on, aga muidugi võib ka pärast helistada või kirjutada, et meie oleme teie jaoks igatahes olemas. Ja just see kampaania ka aitab tegelikult selle infohundi käima tõmmata teie piirkonnas.
nii et julgelt avage mikrofon, küsige küsimusi, oleme siin täna olemas kõik teie jaoks, et saab need kiired vastused. Panen vaikselt siia taustale ka kohe meie kokkuvõtva väikse küsimustiku polsi, aga võite samal ajal julgelt küsida. Nii. Ma küsin või täpsustan veidike selle kirja lõpus, mis tuli äkki jaanuari alguses või eelmise aasta lõpus, oli ka kuskil sees kirjas, et te olete valmis tulema ka nii-öelda koha peale seda selgitustööd tegema, et kui ei jõua need inimesed siia infotundi, et mõnikord võib-olla on vaja nagu kohalikes omavalitsustes teha rohkem sellist lobitööd või selgitustööd, et selline tugi, ma arvan, nagu ka päris hea ikkagi sinna kõrvale, et tõesti see, et noortekeskuse või mõne huvikooli inimesed on nagu väga huvitatud, aga selleks, et nad saaksid nagu seda kasutada, on vaja ka kohalikul omavalitsusel liituda, eks, et kui mõnikord on vaja kohalik omavalitsuselt nagu veenda, et siis ma arvan, et see on nagu ka hea mõte, et külla kutsuda konkreetselt. Absoluutselt, Kristiina ennem mõne sõnaga oma seal esitluses mainis ka, et me oleme hea meelega valmis rääkima, tutvustama, vajadusel selliseid minikoolitusi tegema, et kas siis koha peale tulles, kõigile võib-olla isegi lihtsam veebi teel, et selles osas täiesti julgelt võtke ühendust. info.harno.ee on selline tore meiliaadress, kus keegi meist ikka üsna kiiresti vastab. Et ja, absoluutselt. Võib-olla kohe samal nädalal ei õnnestu, aga veebi teel kindlasti suudame päris kiiresti ka neid korraldada, et püüame sellised operatiivsed olla. Kristiina tahtis lisada midagi. Ja ma tahtsingi seda rõhutada, et kindlasti on hea mõte külla kutsuda ka sel juhul, kui juba võib-olla on liitutud, aga võib-olla see kasutuselevõtt ei ole läinud nii lihtsalt, kui oleks tahtnud, on ju. Me oleme käinud erinevatel noorsootöötajate võrgustiku kohtumisel, siin on kuupõhiseid olnud, et me hea meelega räägime, tutvustame, võtame maha selle pinge, et see portaal tegelikult ei ole raketiteadus, me oleme üritanud selle võimalikult lihtsaks teha, et ta oleks nagu igale ühele kasutatav ja tuleme, näitame, koolitame, tutvustame väga hea meelega, et aitäh, et Egle sa selle välja tõid. Ja lihtsalt lisainfo veel sinna juurde, et meil oli eile just ka siin maakondliku Tartumaa noorsootöötajate ühenduse võrgustikuga siis nagu kohtumine ja ma käisin seal selle mõtte ka välja, et kas oleks vaja noorsootöötajatele tutvustada, siis päris mitmed ütlesid, et nad tegelikult on ennast registreerinud juba sinna kasutajakoolitusele ja tulevad, vaatavad, mis imeloom see infohunt siis on ja võib-olla nagu valmis ise pärast maakonnaüleselt nagu teistele ka oma kogemusi jagama, et selles mõttes see võrgustikus nagu info jagamine valdkonnas tegutsevate spetsialistide või inimestega on nagu ka hästi oluline ikkagi, et jah, lihtsalt sihuke juurde sinna info. Nii, kas on mõni küsimus veel või hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama? Et me võime siin Eglega ilmselt põrgatada neid küsimusi veel päris pikalt, aga need, kes võib-olla ka pole üldse sinna tahatuppa näinud ja
liiga palju veel süvenenud, et võite kõik julgelt ära küsida, pole sellist rumalat küsimust siin, hea meelega seletame. Nii, lõpetan meie salvestuse siin vahepeal siis ära, saame selles osas otsad kokku tõmmata